televaatajatele käes on pühapäev. Sorry, ma ei tea, mis kuupäev täna on. Aga tänane ülesanne on meil selline, et me hakkame lahti võtma seda elektrisüsteemi, mis siin keldris on. Täna võtame osa sellest kilbist lahti ja osad pistikud võtame ära. Lisaks võtame ära ka need, ma arvan kunagi. Aga alustame kõigepealt nendest ja võtame kõigepealt nendel kaaned maha ja siis pärast liigume juhtmete poole edasi. Enamus nendest on võimalik välja liikuda. Seda ei saa, kui liiga väga ohtlik nagu hullu siin ei ole. Tavasana. Võtla tegevus, kes on elektriga tegelenud. Kõikides nendest kilpides, mis mul siin on oma süsteemid, mida ma tõenäoliselt kõigiga jagama võtkan. Igaüks peab ise välja mõtlema, kuidas ta oma elektrisüsteemi teeb. Ja mina mõtlesin selle ise välja, sest ma olen paar aastat ju ikkagi elektriasju õppinud ja tean ka üht-teist juba. Kuigi mul nagu otseselt elektriku paberid ei ole. Ei tähendab veel seda kohe, midagi teaks. Ma olen käinud teinud endal neid elektrisüsteeme. Selle korteri oma olen välja vahetanud. Samuti maal olen teinud päris palju. Ja olen käinud ka teiste inimeste juures vahepeal midagi tegemas. Need on vaja olnud õigus. Elektri on suhteliselt ohutud. Mina olen see oskab ohutama käitada. Enamuse jaoks tunduvad muidugi minu need süsteemid, mis mul siin on keerulised ja kõik on aastaselt, need on tegelikult suhteliselt lihtsad ja midagi ülikeerulist siin väga ei olegi. Kõik on suhteliselt lihtne ja kergesti omandatav ja õpetav. Sellest peaks vajadus tulema. Kindlasti näete, et kõik on paljad on ja see ei tähenda seda, et need oleks voolu all, sest kilbi juurest on mul kaitsmed välja lühitud. Mul on peakaitse ja tuled sees, aga võtame selle kilbi lahti, seda ma hetkel voolu alt ära ei võta. Sest otseselt vajadust ei ole, sest kõik on suhteliselt ohutusi. Eks ma näitan selle kilbi sisevust ka teile. See on suhteliselt, ütleks, et suhteliselt tavapärane ja midagi väga keerulist ei ole, huvitavust jääda. Nii. Ma näitan teile ka natukene. Siin on siis peakaitse, siin on kõik need alumised lülitid pistikud. Siin on see tuli pluss 9 pistik ja siin on tuled, mis lähevad nendesse ja need pistikud seal. Meil on siin tiinlatt, mis on muidugi 220 volti praegu. Seda võib ilmselt katsuda praegu, kuigi siin on vool sees, on see plastikuga kaetud. Siin on see juhtmevärk ja näha siis on ühendus siin, sest mul lähevad nii maandus kui ka neutraal lähevad, ehk siis 0 lähevad kõik ühte. Siin on mingi juhe, mis läheb, see juhe on see, mis läheb siia, sellesse pistikusse või selle tule juurde ja sinna pistikusse. Ja ülejäänud ongi kõik need pistikud siin. Võtame nüüd, ma ei tea, kas te näete,
paremini. Ma arvan, et ma võtan kõigepealt pistud lahti enne muidugi kaasmega. Võtan ära, et sellest ei ole sürakad lihtsalt. Auto millise ma täpselt teen. Ma arvan, et teeme mingi suht tavalise. Mida te ei näinud, oli see, kui ma neid lahti võtsin siin. Need juhtmed on küll paljad ja siit ei ole võimalik voolu saada, sest kaitsmed on välja lülitatud. Eks te näete siin mingit ebakorrapärasust, sest mul on faas ja neutral on millegipärast kollane ja roheline juhe, mis ei tohiks tegelikult olla. Aga kuna see on ainult minu enda süsteem, siis ei oma see väga tähtsust ja siin on üldse vahetus selle midagi. Lisaks on siin asju, mida tegelikult ei tohiks olla. Näiteks siin on kõik rohelised, siin on pruun juhe, need on küll faasid nagu needki siin taga, aga siin on sinine ja 2 rohelist, mis lähevad tegelikult nendesse siin. Ja see peaks ka faas olema vist. Järgmisena, ei teagi, ma arvan, et ma võtan need juhtmed siit ära ja siis võtame ka neutraalid ära, et natukene vähem kola oleks. Ma kasutan elektriku kruvikiirel selle jaoks ilmselgelt. Keegi ei taha ju voolu saada. Enamus kaitsmeid, mis siin kilbis on 6-amprised. Osad on ka 16-sed. Millest saab natukene rohkem suhtu välja tõmmata. Aga enamused on 6-amprised ja siis paar tükki on 16-sed. Eelkõige need, mis lähevad lampide juurde. Ja siis on see sinine ja roheline ei tohiks ilmselgelt faasid olla. Siis üritame neutraalid ära võtta nüüd ja maandused või väidetavalt need, mis on just kui maandused. Nii see on lambi oma. Seda ma ei saa nüüd ära võtta, sest kui ma seda ära võtan, siis jookseb vool tagasi. Võid särtsu saada siit natukene. Ei ole tegelikult iseenesest väga hull midagi. Sest isolatsioon maast on suhteliselt hea, kuigi mul ei ole mingit kummipinda siin all. Välja mõelda, millised nendest on. Need on juba ära võetud, sest nendel, millel ei ole ära võetud, nendel kohe ei ole.
seal üks tuli. Ja ma arvan, et tänases osas eemaldame selle. IP54 standardiga pistik või mingi läheb. Ta ei ole küll veekinda. Suhteliselt triks ma hindab, et väga tuleb näiteks välja. Tule oma ära võetud või kõik. Tulegi midagi välja ära tõmmata. Pistud asjad kõik kiire ühendused, et nendest rahvused lihtne lahti võtta. Nii. Nüüd tuleks ära eemaldada ka see lamp sealt alt. Keerame esmalt pirni välja. Nii. Vaatame. Skruvidega tapus kiindega. Ilmselt on risti tehtud. Sorry, et ei ole näe midagi. Siin peal jookseb veel üks kaabel, mis läheb teisele poole seda ruumi. Ja tuda nüüd selle jaoks, et mu kõlareid toita. Nüüd oli pikka kuri, ma ei tea kui palju. Loomulikult väga pikk. Jah, ei olegi väga pikk. Ja tuli on ka eemaldatud. Tuli on ka kiireühendustega selle jaoks, et ma seda saaks ära võtta, on mul vaja vist. Jah, mul on vaja peenikest kruikeered selle jaoks. Seda mul praegu siin ei ole. Et lasta siis olla. Ja siis sorry, kaamera läheb kõigub. Probleeme. Nüüd võime järgmiseks ära eemaldada need pistikute põhjad. Mida vist on lihtsam teha kruvikeerega, sest akud veel paraku ei saa. Hetkel on siin ainult üks pistik, mille ma jätan praegu alles, sest nii kaua kuni mul see ülejäänud ruum tühjaks saab, nii kaua tahan mul ka kõlle ka veel omada siin. Nii, järgmiseks katsume need kuidagi ära eemaldada siit. Kuidas nüüd just täna käib. Siin ongi tavalise kruvikeeraga saan seda ära võtta selliselt olgipakkusel. Nii. Kaks kest kruvi. Kaator kruvikeera pisut ulatub seda.
hoiab maha. Tuvi välja enam. Just kokku tagasi. Selline on siis see liitmisandru. Siin on päris palju funktsioone. Ja järgmine peame kinni liitu juurde. Nii, üks maas, üks veel. Nii, kuidas see kinni? See on ka kruvi. Kruvi kandki. Teine liiklus on siis on tähendab seda kohe, et see ebaturvaline üldse ei peagi nüüd enam turvaline olema, siin pole lihtsalt enam teha. Siin on see juhe, mis läks nõnda, siin on veel mingi juhe. Näen, siin on seal taga üks Nokia Switch ka veel. Üks hästi vana, mida me enam ei kasuta. Nii et, jah. Ma arvan, et tänaseks olekski kõik. Likeige, kommenteerige, subscribeige ja kohtume järgmine kord, kui me hakkame kõiki seda ülejäänud lahti võtma. Esmalt võtame ära, järgmise osas võtame ära selle kilbi siit, kõik siis voolumõõtjad ja siis liigume selle kõige suurema kilbi juurde. Ja lisaks peame maha võtma kõik need, mille tulemusena ja ka selle siit. Ja siis lõpuks kaob siit valgustus ära, mis tähendab, et video kvaliteet muutub siin ruumis tunduvalt halvemaks. Ja siis hakkame siia seina peale panema vineerplaate või jah, et ma saaksin oma asjad siia seina peale panna ja siia külgedele rohkem ruumi teha. Vineerplaadid lähevad ilmselgelt betoonipoltidega kinni ja need juhtmed, mis siin all on, need tuleb ära lõigata, sest neid enam ei ole vaja. Üks kasutuses on need siin üleval ja ülejäänud polegi kasutuses. Nii et tänan vaatamast ja kohtume järgmisel korral.